16. sajandi keskel oli Firenze hertsogil Cosimo de Medicil ja tema naisel Eleonora Toledost 11 last, kellest 4 olid tütred. Cosimol oli ka teisi tütreid ning naissoost hoolealuseid, kuid peaaegu keegi neist ei elanud temast kauem. Igaüks suri noorelt või traagilistes oludes. Nii et liituge minuga, kui Viits jutustab traagiliste Medici tüdrukute loo. Enne kui sukeldume Medici tüdrukute loosse, peame vaatama tagasi Cosimo de Medici ja tema kurikuulsa perekonna poole, kus ta pärit oli. Cosimo sündis 1519. aasta juunis Firenzes, kuid kasvas peamiselt üles perekonna maavaldustes Mugello orus. Ta kuulus dünastiasse, mis oli alles hiljuti võimu tagasi haaranud. Medici aeti Firenzest välja 1494 aastal ning aastakümnete jooksul olid nad oma rikkuse, patroonluse ja pangandusimpeeriumi kaudu sisuliselt vabariiki kulisside tagant valitsenud. Kuid 1510. aastate alguses Itaalia sõdade poliitiliste pöörakute ja muutuste käigus õnnestus neil võim tagasi saada. Ja see kulmineerus 1530. aastal, kui Cosimo nõbu Alessandro de Medici nimetati Firenze esimeseks ametlikuks hertsogiks, muutes vana vabariigi pärilikuks riigiks. Kuna Cosimo kuulus perekonna nooremasse harusse, eeldati, et ta elab maal vaikset, kuid mugavat elu. Kuid see kõik muutus 1537. aastal. Tema nõbu Alessandro mõrvati ja noor Cosimo vaid 17-aastasena valiti Firenze uueks hertsogiks. Cosimo suutus võimsaks valitsejaks ja 1569 aastal anti talle prestiižsem Toskaana suurhertsogi tiitel, mis tähistas Medici perekonna tõusu jõukatest kodanikest Euroopa valitsejateks. Tema abigas oli Eleonora Toledost. Ta sündis 1522 aastal Salamancas, Hispaanias ning oli Pedro Alvarez de Toledo tütar, aristokraat, kellest sai Napoli Hispaania asekuningas ning ülejäänud Lõuna-Itaalia oli tol ajal samuti Hispaania võimu all. Ta abiellus Cosimoga 1539 aastal, kui ta oli 17-aastane, et kindlustada diplomaatiline ja sõjaline liit hispaanlaste ja Medici vahel. Varsti sündis palju lapsi, kuigi tütred elasid enamasti lühikest elu. Eleonora ja Cosimo said lõpuks 11 last, mis tegi nende liidu varauusaegsete dünastiate standardite järgi erakordselt edukaks. Selle ajastu kuninglikes ja aristokraatlikes peredes oli paari peamine kohustus saada pärijaid, et kindlustada suguvõsa jätkumine. Cosimo ja Eleonora olid sellest vastutusest eriti teadlikud. Cosimo eelkäija hertsog Alessandro ei olnud jätnud endast maha seaduslikke järeltulijaid, mistõttu tema Medici suguvõsa haru suri välja ja hertsogi tiitel läks ootamatult üle Cosimole. 11 lapsest, kes Eleonorale Cosimol olid 7 poissi ja 4 tüdrukut. Enne kui uurime tüdrukute saatust põhjalikumalt, vaatame lühidalt üle poisid. Neist 2 surid imikueas, Pietro ja Antonio. Vanim poeg, Francesco, sündinud 1541. Aastal sai 1574 aastal oma isa Cosimo järel Toskaana suurhertsogiks. Teine vanim, Giovanni, suri malaariasse vaid 19-aastaselt 1562 aastal, kuid enne seda oli ta jõudnud saada Piisa peapiiskopiks ja kiriku kardinaliks. Teine poeg, Garcia, suri vaid paar nädalat pärast oma venda, samuti malaariasse, olles veel teismeline. Alles jäid Ferdinando, kes sai oma venna järel 1587 aastal suurhertsogiks, ja Pietro, psühholoogiliselt ebastabiilne ja vägivaldne isik, kes oli perekonnale piinlikkuseks, nagu me varsti näeme. Enne kui Cosimo abiellus Eleonoraga ja isegi enne kui ta sai Firenze hertsogiks, oli ta juba isaks saanud. Tema tütar Pia de Medici sündis umbes 1536. aastal Firenze lähedal, kuid tema ema identiteeti hoiti saladuses ja see on teadmata tänaseni. Vaatamata tema sohi päritolule tunnistas Cosimo ta enda omaks ja tõi ta Medici majapidamisse. Nagu mainitud, abiellus ta 1539 aastal Eleonoraga ja kuigi Pia oli vaid tema kasutütar, kohtas Eleonora teda siiski lahkelt. Lõpuks saadeti Pia elama perekonna mõisasse Villa di Castellosse, kus tema eest hoolitses vanaema Maria Salviati. Siil veetis ta oma lapsepõlve koos Giulia de Mediciga, kes oli Alessandro de Medici sohilaps, temaga umbes sama vana ja samuti Cosimo kaitse all.
Selles kaitstud majapidamises said mõlemad tüdrukud valitseva dünastia lastele kohase hariduse ja peene kasvatuse. Pia sai tuntuks ka oma särava ja kiindunud loomuse poolest, olles rõõmsameelne väike hing Castello vaiksete aedade keskel. Cosimo jumandas Piat ja andis selgelt mõista, et ta jäi tema lemmikuks isegi pärast oma 2 esimese seadusliku lapse sündi. Kuid siis tabas neid tragöödia. Pärast reisi koos isaga koju naasmist jäi Pia raskelt haigeks ja tal tõusis kõrge palavik. Kahjuks ta ei paranenud ja suri 1. märtsil 1542 tõenäoliselt malaariasse. Ta oli vaid 6-aastane. Tema surma leinas kogu Medici perekond sügavalt ning ta maeti auväärselt Medici perekonna krüpti San Lorenzos. Pärast tema surma tellis Cosimo õukonnamaalija Agnola Blonzino käest postuumse portree. Tulemuseks on kummitavalt õrn kujutis ning paljud peavad seda Bronzino üheks suurimaks teoseks. Cosimo ja Eleonora tütardest oli ühel väga lühike elulugu. See oli Anna de Medici. Ta oli tegelikult Cosimo ja Eleonora 10. laps, eelviimane. Anna sündis 19. märtsil 1553 ja suri vähem kui 5 kuud hiljem, 6. augustil. Tema elu kohta pole praktiliselt üldse üksikasju teada. Isegi täpsed asjaolud, mille tõttu ta suri, pole teada. Imikute ja laste suremus oli 16. sajandil väga levinud. Koguni 30–35% lastest suri enne teismeikka jõudmist. Sellised haigused nagu rõuged, leetrid, gripp või mitmed muud imikute ellujäämisega seotud tüsistused põhjustasid seda. Anna oli üks sellistest ohvritest. Sama saatus tabas paljusid tema õdesid-vendi. Teised traagilise saatusega Medici tüdrukud elasid märksa kauem kui Anna ja Bea, kuigi ka nemad ei jõudnud kõrge vanuseni. 3 vanim oli Maria de Medici. Ta oli Cosimo ja Eleonora 11 lapsest esimene. Ta sündis 3. aprillil 1540, aasta pärast seda, kui tema vanemad olid abiellunud. Nii liitusid temaga peaaegu igal aastal uued õed-vennad Medici lastetoas Villa Medicis Firenzes. Üks lastetoa kõige omapärasemaid tegelasi oli Morganti, õukonnanarri, kes lõbustas lapsi alati tema kõrval oleva öökulliga. See oli soe perekondlik õhkkond. Kõigi andmete kohaselt armastasid Cosimo ja Eleonora oma lapsi siiralt ning tundsid nende kasvatamise vastu suurt huvi, mida ei saa öelda kõigi varauusaegse Euroopa kuninglike ja aristokraatlike suguvõsade kohta. Paljusid kuninglikke imikuid kasvatati eraldi majapidamistes ja nad nägid oma vanemaid vaevu. Nii kiindunud, kui nad ka olid, mõistsid Cosimo ja Eleonora täielikult, et nende lastel oli ka poliitiline eesmärk. Itaalias, mis oli mässitud Hispaania ja Prantsusmaa vahelistesse rivaalitsemistesse, oli soodsate liitude kindlustamine ülioluline, et laiendada Medici mõjuvõimu väljapoole Firenze. Kooskõlas Medici dünastiliste liitude taotlemisega telliti noore Maria portreed juba siis, kui ta oli vaevu 5-aastane. Ajastul, mis eelnes fotograafiale, olid sellised maalid tutvustuseks kaugetes õukondades. Üks tema portreedest saadeti Pariisi tema nõbu Katariina de Medici juurde, kes oli tulevase Prantsusmaa kuninga Henri II abikaasa. See žest näitab selgelt, et juba 5-aastaselt kaaluti Mariat prestiižseks abieluks Prantsusmaal. Lõpuks korraldati aasta hiljem siiski teine abielu. Selleks ajaks oli Maria tõusnud üheks kõige intelligentsemaks Medici lastest. Õukonna kirjanikud märkisid tema intellekti ning tõid välja, et ta õpetas oma noorematele õdedele-vendadele matemaatikat ja teisi aineid. Kui Maria jõudis teismelise ikka, korraldas Cosimo edukalt abieluliidu Erco Toine, Teste, Ferrara, Modena ja Reggio hertsogiga, kindlustades tema kihluse tema poja ja pärija Alfonsoga. Kuid enne kui pulmad said toimuda, jäi Maria ootamatult haigeks, tõenäoliselt malaariasse ja suri 19. novembril 1557 vaid 17-aastaselt. Peaaegu kohe levisid Firenzes skandaalsed kuulujutud. Üks lugu väitis, et Cosimo ise oli sattunud mõrvarlikku raevu, kui avastas Maria salajases armusuhtes noore aadlikuga ja pussitas teda, et perekonna au säilitada. See lugu šokeeris kaasaegseid, kuid tõenäoliselt polnud see midagi enamat kui õukonna klatš, arvestades Cosimo kiindumust oma laste vastu. Maria traagiline surm 1557. Aasta lõpus ei tähendanud siiski, et abieluliit Medici ja Este perekonna vahel oleks ära jäänud.
noore Alfonso tulevane pruut lihtsalt vahetus välja. Selle asemel otsustati nüüd, et ta abiellub Maria noorema õe Lucreziaga. Ta sündis 14. veebruaril 1545 Firenzes, Cosimo ja Eleonora 5. lapsena ning nende 3. tütrena. Nende teise vanima tütre Isabella käsitleme viimasena, kuna tema elas kõige pikema ja kurikuulsama elu. Lucrezia kasvas üles koos oma üha kasvava õdede-vendade hulgaga Medici jõukonnas Firenzes ning sai samasuguse hariduse nagu nemadki. Siiski lõppes tema lapsepõlv järsult, kui tema vanem õde Maria suri 1557 aasta lõpus. Kuigi Lucrezia oli sel ajal vaid 12-aastane, ei raisanud tema isa aega ning sõlmis uue poliitilise kokkuleppe hertsog Ercolega. Ta pidi lihtsalt astuma Maria asemele ja abielluma hoopis Alfonsoga. Tänapäeva standardite järgi tundub see hämmastav, kuid see polnud isegi Lucrezia esimene välja pakutud abielu. Juba 1552. Aastal, kui ta oli vaid 7-aastane, tehti plaane, et ta abielluks Fabio Dal Montega. Paavst Julius III vennapoeg, kes oli Rooma katoliku kiriku pea aastatel 1550 kuni 1555. Paavsti surm 1555. Aastal rikkus Del Monte abieluliidu plaanid ja nii abiellus Lucrezia Alfonso d'Estega tseremoonial Firenzes 3. juulil 1558, kui ta oli vaid 13-aastane. Tema uus abikaasa oli 24-aastane. Siis arenes välja kummaline olukord. Pärast pulmi naasis Alfonso oma isa õukonda Ferraras, jättes noore Lucrezia Firenzesse. Mitte kaua pärast seda lahkus ta Prantsusmaale, et aidata läbi rääkida Ferrara seisukohta Cato Cambrasi lepingus 1559 aasta kokkuleppes, mis lõpetas lõpuks aastakümneid kestnud Prantsusmaa ja Hispaania vahelise võitluse ülemvõimu pärast Itaalias. Lucrezia jäi samal ajal justkui õhku rippuma, abielus nime poolest, kuid sisuliselt oma mehe poolt hüljatud. Järgnenud kuudel kirjutas Cosmo Ferrara hertsog Ercolele ja oma uuele väimehele, küsides, millal Lucrezia oma mehele uude kodulinna järele läheb. Paljudele kirjadele ei vastatud, osaliselt seetõttu, et sündmused Ferraras olid kontrolli alt väljunud. Hertsog Ercole jäi raskelt haigeks ja suri 1559 aasta oktoobris, jättes Alfonso troonile kui hertsog Alfonso II. Alles siis kutsuti Lucrezia lõpuks tema juurde. Nii saabuski Lucrezia 1559 aasta hilissügisel, olles vaid 14-aastane, linna uue Ferrara, Modena ja Reggio hertsoginnana. Mitte kaua pärast seda maalis Bronzino temast tuntud manieristliku portree. Bronzino portreel näib Lucrezia peaaegu ebaloomulikult kahvatu, mis oli varausaegse Euroopa aadinaiste seas moekas iluideaal, kuid võib olla ka peen vihje tema haprale tervisele. Ta oli juba 1560 indeks aastaks haige. Pärast Ferrarasse saabumist püüdis ta täita oma avalikke kohustusi, kuid tema seisund halvenes pidevalt. 1561 aastaks vaevasid teda korduvad palavikud ja ta oli enamasti oma tubadesse suletud. Cosimo saatis oma arstid teda ravima, kuid miski ei aeglustanud tema seisundi halvenemist. Palavikuhuud, ninaverejooksud, tugev köha ja märkimisväärne kaalulangus. Este-jõukonnas liikusid mürgistuskuulujutud, kuid tänapäeva ajaloolased lükkavad need lood ümber. Tõendid viitavad hoopis kopsutuberkuloosile. 21. aprillil 1561, vaid 16-aastaselt, suri Lucrezia Ferraras. Tamati este perekonna mausoleumi. Lucrezia surm 1561 aastal tähendas, et Cosimo tütardest oli elus vaid Isabella. Ta oli selleks ajaks juba ammu abielus. Sündinud 31. augustil 1542 korraldati Isabella abielu Paola Giordano Orsiniga, tulevase Bracciano hertsogiga, 1553 aastal, kui ta oli vaid 11-aastane. Orsini perekond oli üks vanimaid aristokraatlikke perekondi Rooma linnas. Nad jälgisid oma päritolu tagasi Rooma impeeriumi aegadesse ja väitsid, et põlnevad lausa Julius Caesarist. Mitmest selle perekonna liikmest oli sajandite jooksul saanud paavstid ning neil oli tohutu mõjuvõim Roomas ja Kesk-Itaalias. Seega oli see Medicite perekonnale järjekordne poliitiliselt kasulik abielu, kui Isabella abiellus 1558 aastal Paola Giordanoga. Isabella abielu oli aga algusest peale ebatavaline. Tema abikaasa oli pillav elumees ning hertsog Cosimo otsustas oma tütre koos suure kaasavaraga Firenzesse jätta, isegi pärast abiellumist, kuni ta nägi tõendeid, et Paola ei raiska raha kohe, kui selle kätte saab.
Lõpuks lahkus ta siiski Rooma, kuid seal vaevasid teda 1560. aastatel mitmed raseduse katkemised. Alles pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid sünnitas ta lõpuks 2 tervet last, tütre nimega Francesca 1571 aastal ja poja nimega Virginio järgmisel aastal. Francesca ja Virginio elasid pikka elu, jõudes 17. sajandisse, ning Isabella oleks saanud palju lapselapsi, kui ta oleks elanud piisavalt kaua, et neid näha. Kahjuks ta ei elanud nii kaua. Selleks ajaks oli suurhertsog Cosimo esimene pidanud taluma palju südantlõhestavaid kaotusi. Kuigi Isabella oli tema ainus ellu jäänud tütar, oli tal siiski noor naissoost hoolealune, Eleonora di Garcia di Toledo, kes sündis 1553 aastal tema kaitse all. Eleonora oli tegelikult abielu kaudu tema õe või venna tütar. Tema ema suri, kui ta oli väga noor ja tema isa oli sageli eemal. Tema tädi Eleonora Toledost, Cosimo naine, võttis ta enda juurde ja kasvatas teda Medici jõukonnas nagu oma last. Kuid 1562 aastal tabas teda taas tragöödia. Cosimo naine Eleonora suri 40-aastaselt malaariasse koos 2 nende poja Giovanni ja Garciaga. See kaotus jättis noore Eleonora raskesse olukorda, kuid isegi pärast tema tädi surma koheldi teda Firenze jõukonnas endiselt soojuse ja soosinguga. 1571 aasta aprillis korraldas Cosimo tema abiellumise oma poja Pietroga, muutes Eleonora nii oma hoolealuseks kui ka tulevaseks minijaks. Nad olid nõud ja olid koos üles kasvanud ning Cosimo nootis, et nende lähedus ja ühine kasvatus viivad harmoonilise abieluni. Kuid nagu me varsti näeme, oli ta rängalt eksinud. Pärast Eleonora di Toledo surma võttis Cosimo armukeseks Eleonore Delia Albizzi, kellega tal sündis 2 last, tütar, kes suri enne ristimist, ja poeg Giovanni, kelle ta hiljem seadustas. Giovanni sai hiljem lugupeetud sõjaväeülemaks ja diplomaadiks Medici teenistuses. Hiljem alustas Cosimo suhet Camilla Martelliga ning 1568 aastal sündis neil tütar Virginia. 1586 aastal abiellus Virginia Cesare d'Estega, Modena ja Reggio hertsogiga ning neil sündis kokku 10 last, 6 poega ja 4 tütart. Aasia jooksul hakkas Virginia aga imutama raske vaimuhaiguse tunnuseid. Tema pihtisaaja väitis, et teda vaevavad teemonid ning katsed teemoneid temast välja ajada süvendasid ainult tema kannatusi, jättes ta hilisematel aastatel täiesti abitusse seisundisse. Ta suri Modenas 15. jaanuaril 1615, olles 46 aastane. Vaatamata oma traagilisele allakäigule oli Virginia ainus Cosimo tütardest, kes elas üle 40. eluaasta. Cosimo ise suri juba 1574 aasta aprillis ja tema järglaseks sai tema poeg Francesco, troonipärimine, mis tõi peagi õnnetuse nii tema tütrele Isabellale kui ka tema hoolealusele Eleonore di Garcia di Toledole. 1576. aastal said Isabella ja Eleonora vägivaldse lõpu. Francesco andis vaikiva toetuse jõhkrale kättemaksude seeriale, mis olid suunatud Medici naiste oletatavate truudusetuste vastu. See hõlmas ka Isabella vaimselt ebastabiilset venda Pietro. Pietro oli häiritud noormees, kelle psühholoogiline seisund oli juba varasest noorusest peale teadaolevalt habras. Ta oli sageli vägivaldne, pidas mitmeid armukesi ning räägiti, et ta kohtas ka Eleonorat füüsiliselt halvasti. Siis, 10. juulil 1576 leiti Eleonora surnuna. Varsti hakkas levima jutt, et tegemist võis olla infarktiga, mis on ebatõenäoline stsenaarium terve 23-aastase naise puhul. Tegelikult kägistas Pietro oma naise koerarihmaga surnuks. 6 päeva hiljem kägistas tema abikaasa ka Isabella surnuks. See juhtus ühes Medici perekonna jahilossides Firenze äärelinnas. Paolo teadis, et Isabella oli suhtes ühe tema nõbu Trollo Orsiniga. Isabella ja Trollo olid olnud armukesed 12 aastat. Nad alustasid oma suhet juba 1564 aastal, kui Isabella otsis pärast järjekordse lapse kaotamist raseduse ajal lohutust sellest armuloost. Tundub, et Paolo otsus oma naine mõrvata tõenäoliselt oma õemehe suurhertsog Francesco de Medici toetusel oli ajendatud sellest, et armusuhe oli muutunud liiga avalikuks, et seda enam taluda. Seega mõrvati viimane Medici tüdrukutest oma enda abikaasa poolt 33-aastaselt oma enda venna heakskiidul, kättemaksuks selle eest, et ta oli teda abielu rikkumisega häbistanud.
see oli šokeeriv lõpp, mis näitab, kuidas Medici tüdrukuid koheldi esmalt poliitiliste etturitena, keda kasutati abieluliitude sõlmimiseks ja seejärel vägivaldselt kõrvale heideti. See on kõnekas meeldetuletus sellest, kui julm võis elu olla isegi aadinaiste jaoks varauusaegses Euroopas. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot neist traagilistest Medici tüdrukutest. Loodan, et see oli teile huvitav. Kui soovite rohkem selliseid videoid, andke sellest allpool teada. Olen teinud ka täispikad videod Pia de Medici, Giulia de Medici ja Eleonora di Garcia di Toledo kohta, nii et kui teid huvitavad nende elulood, vaadake kindlasti need videod allpool üle. Loodan, et olete tellinud minu kanali ja lülitanud märguanded sisse, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt, kohtume järgmises Forgotten Lives'i videos. Aitäh!